Iraani režiim laguneb seestpoolt ning rotid põgenevad uppuvalt laevalt. Kuna laastav USA pommitamine jätkub, näitavad luureandmed, et Islamivabariigi kõige eliitsemad kõrgetasemelised perekonnad pakivad praegu oma kotte ja põgenevad riigist turvalistesse varjupaikadesse Omaanis ja Türgis. Nad on kabu hirmus, et kogu elanikkond tõuseb kohe üles. Paanikas režiim on just kogu riigi paisanud ulatuslikku internetikatkestusse, alustades samal ajal jõhkrat mahasurumist oma enda väejooksikutest sõdurite vastu. Kuid nende meeleheitlik tõe varjamine ebaõnnestub täielikult. Omaanis teatatakse, et Islamivabariigi eliitperekonnad kolivad kriisi süvenedes. Muscatis, Omaani pealinnas viibiva iraanlase sõnum levib ringi. Sõnum väidab, et režiimi kõrgete tegelaste nagu Alila Razani, Abbas Argatsi ja Golem Hossein Mosseini perekonnad viibivad praegu kahes suures linnahotellis. Sõnumis väidetakse, et Iraanist maapiiri kaudu Türki lahkunud inimesed viidi turvamajadesse, mis on seotud Iraani saatkonnaga Muscatis. Sõnumi järgi on Muscati kaubanduskeskused nüüd täis vaimuliku välimusega Iraani mehi ja naisi, keda peetakse režiimiga seotud perekondadeks. Väidetakse, et politseikomandör Ahmed Reja perekond saabus samuti Omaanisse Türki kaudu. Sõnumis väidetakse, et režiimi finantsvõrgustikega seotud isikutel, sealhulgas Shamkhani perekonnal, on Omaanis juba ammu kontorid, mida juhib Ali Shamkhani nõbu. Algsel sõnumil on Iraani ametnike hotelli koordinaadid ja asukoht kaardil. Nüüd tundub Omaan loogiline. Enne sõda käisid Iraani eliidid Kataris, kuid Iraan on kättemaksuks Katari rängalt survestanud. See tähendab, et Omaan on üks väheseid riike, mida iraanlased peavad endiselt sõbralikuks, sest neid pole nii tugevat rünnatud. Omaani välisminister mängis tegelikult suurt rolli sõjaeelseis läbirääkimistes. See sõprusarvama kestab vähemalt praegu veel edasi. Omaan võib loota, et Iraani perekondade kohalolu hoiab Iraani rünnakutest, kuid režiimi raketid näitavad vastupidist. Iraan on pärast sõja algust tulistanud Araabia Ühendemiraatide suunas ligi 1800 raketti ja drooni, ehk poole kõigist oma rünnakutest. Kuveit on teine suurim, umbes 600 järgneb Bahrein, Saudi Araabia ja Katar. Omaan on seni väikseim tabatud riik, ainult 16. Kõige väiksem, kuid šokeeriv arvestades Omaani sõbralikkust Iraani juhtkonna vastu, Iisrael on samuti osaline Iraani vastases võitluses. See riik on saanud vaid 400 drooni ja raketti, mis on umbes 10%. Iisrael on saanud vähem rakette kui Araabia Ühendemiraadid ja Katar. See on hullumeelne. Neid kahte riiki rünnatakse täiesti ilma põhjuseta. Ja see ütleb meile kõik, mida peame teadma Iraani strateegia kohta. Iraan tahab, et kogu piirkond põleks. Loodetakse, et valu lõpetab sõja ja režiim jääb püsima, kuid eliitperekonnad teevad juba tagavaraplaane ja vaimulikud põgenevad. Toronto rahvusvahelisest lennujaamast levis kulutulena video, kus Shia vaimulik koos oma perega saabub Kanadasse. Sama vaimulikku pildistati hiljem Al-Qati päeval Torontos marssimas. Ja selles videos kinnitas ta tegelikult kellelegi, et ta on Iraanist. Kui vaimulikud hakkavad lahkuma, siis tead, et asjad ei lähe hästi. Ja tead, mis veel? Isegi islami režiim teab seda, sest nad suruvad nüüd veelgi jõulisemalt maha kui sõja esimesel 2 nädalal, viies selle uuele tasemele. Kas see tähendab, et režiimi muutus on tulemas? Me ei tea tulevikku, kuid president Trump ütles, et režiimi muutus pole USA ametlik eesmärk, kuigi paljud eeldavad seda. Tegelikult, kui me vaatame Polymarketit, mis on ennustuste turg, siis praegu näitab see, et režiimi kukkumise tõenäosus Iraanis selle kuu lõpuks on vaid 4%. Üllataval kombel on see number tegelikult langenud, kui operatsioon on edasi liikunud, mis tähendab, et inimesed usuvad tõepoolest seda, mida valitsus ütleb. Ja lisaks sellele ei tundu režiimi muutus tõenäoline, vähemalt praeguse seisuga. Mulle meeldib vaadata Polymarketit, et näha, mida tulevik toob, sest see on maailmas suurim ennustusturg. Kauplejad panevad oma uskumusse taha päris raha, et panustada sellele, kuidas sündmused arenevad. Need tõenäosused pole lihtsalt ekspertide ennustused, vaid peegeldavad reaalajas hinnastatud teadlikku veendumust. Poliitika, majandus, geopoliitika, sport, kultuur, kui maailm räägib, on turg olemas. Kauplejad ostavad jah või ei positsioone vastavad uskumustele. Oletame, et Polymarketil on küsimus. Kas Iraan ja USA lepivad aastal 2026 relvarahus kokku, mis on noteeritud 38% juures? Olukorra jälgija arvab, et see on liiga madal ja võib panna $1000 jah vastusele hinnaga 38 senti aktsia kohta. Relvarahu korral kasvab nende $1000 $2631. See on üle $1600 kasumit vaid geopoliitilise olukorra hindamisel. Sa ei pea relvarahu ootama.
Kui edusammudest teatatakse, kasvab tõenäosus 36%-lt 62%-le. Saad müüa positsiooni ja teenida üle $600 kasumit. Kui sulle meeldivad meie videod, tutvu Polymarketiga, kasutades kirjelduses olevat linki aadressil poly.market/basics või skaneerides QR-koodi. Vaatame nüüd režiimi uut mahasurumist. Graafik näitab Iraani internetiühendust. Graafik näitab, et sõja alguses toimus suur langus, kuid see polnud jaanuariga võrreldav. Aga nüüd see katkestus on peaaegu identne jaanuariga, kui nad tapsid 30 000 inimest. See ütleb meile palju. See tähendab, et režiim peab olukorda eksistentsiaalseks ja rakendab taas jaanuaris kasutatud kontrollimeetmeid. See mahasurumine pole suunatud vaid tsiviilisikutele, vaid ka nende enda jõududele. Islamivabariigi julgeolekujõududes on tõsise sisekriisi märke. Režiimi võimustruktuuris levivad deserteerumine, hukkamised ja usaldamatus. Teatatakse, et režiimi jõududest lahkunuid karistatakse, mis tekitab uusi küsimusi lojaalsuse üle Islamivabariigi sõjalistes ja julgeolekuasutustes. Teated deserteerijate karistamisest ja hukkamistest on taas tõmmanud tähelepanu režiimi võimustruktuuri sisemisele olukorrale. Analüütikud arvavad, et see viitab murele režiimi toetavate jõudude lojaalsuse vähenemise pärast. Eelmisel reedel rääkisime, et 2 diplomaati Euroopast ja Austraaliast on üle läinud teisele poolele. See juhtus pärast USA avalikku üleskutset, kus diplomaate kutsuti režiimist lahkuma ja USA-ga liituma režiimi kukutamiseks. Kuigi ametlik eesmärk ei ole režiimi vahetus, tehti see üleskutse siiski. Ja tundub, et need 2 diplomaati tegelikult vastasid sellele üleskutsena. Ja ma arvan, see on lihtsalt isiklik arvamus, et see ülejooks tekitas tõenäoliselt režiimi ametnikes veidi muret ning sellepärast suruvad nad nüüd veelgi karmivalt maha. Lähme raporti juurde tagasi. Deserterumisi on väidetavalt kõige rohkem sellistes provintsides nagu Esfahan ja Tabrist. Ja probleem ei piirdu ainult madalamate auastmetega. Juhtumeid esineb julgeolekustruktuuri eri tasanditel. Väliraportid toovad esile suhtluse ja koordineerimise kadumise ning suureneva segaduse üksustes. Paljud teenistujad tunnevad end kahurilihana ja inimkilbina, samal ajal kui ülemused põgenevad või kaitsevad end. Tõsised majanduslikud raskused sõdurite ja julgeolekutöötajate seas suurendavad samuti rahulolematust. Paljud pole väidetavalt kuid saanud palka ega hüvitisi. Julgeolekujõududes on kirjeldatud ulatuslikku infiltreerumist ja lõhenemist, mis põhjustab neis sügavat vapustust. Usaldamatus ja kahtlustamine režiimi julgeolekustruktuurides on väidetavalt rekordtasemel. Allika sõnul on paljud revolutsioonikaardi liikmed põgenenud või proovinud põgeneda. Otsinguoperatsioonid kadunud liikmete leidmiseks on alanud ja mõnel juhul on desertööride pered pandud koduaresti. Üks allikas hoiatab, et pärast kriisi võib paljusid üllatada režiimi repressiivaparaadi nõrkus. See jätab mulje, et islami režiim on kaoses. Ja võib-olla see nii ongi. Tahaksin märkida, et Iraanist tulevaid teateid tuleks suhtuda ettevaatusega, sest infosõda peab nii islami režiim kui ka teine pool. See ei tähenda, et USA valitsus seda infot levitab, vaid et paljud soovivad režiimi kukutada. Mõnikord levitatakse ebatäpset infot. Kui Iraanis karmistuvad internetipiirangud, muutub see veelgi tavalisemaks. On raske infot kinnitada või kontrollida, kui Iraanis inimestega ühendust ei saa ega sealseid andmeid kinnitada. Ja kui Iraanist lihtsalt ei tule palju infot välja, sest loomulikult on interneti katkestuse üks eesmärk ja see, et info ei lekiks ülejäänud maailma. Hoolimata kõigest sellest, anname alati endast parima, et jätta välja kogu info, mida peame täiesti valeks. Ja kui esitame mingit infot, mida me ei suuda kinnitada, siis anname teile sellest kindlasti teada. Ja muidugi, nagu alati, palun vajutage allpool meeldib ja tellimisnuppu, sest nagu te teate, käib praegu infovõitlus ning Iraani botid käivad YouTube'is ja muudes sotsiaalmeediakanalites ning hääletavad maha postitustele ja videotele, mida nad ei taha, et inimesed näeksid. Teie meeldimised ja tellimised on olulised. Soovin keskenduda Hormuse väinale. Eelmisel nädalal moodustati rahvusvaheline koalitsioon naftatankerite eskortimiseks üle väina. President Trump kommenteeris seda just, nii et kuulake. Nad alustavad kohe, aga siia jõudmine võtab veidi aega. Mõnel riigil on miinitraalerid, mõnel riigil on paadid, mis võiksid meid aidata. Mõned neist riikidest oleksid hea meeles, et väina võivad tuksi keerata vaid mõned inimesed, mõned terroristid. Pole vaja, et nende sõjavägi kaotaks. Piisab vaid mõnest inimesest, kes miine paigutavad, see rikub kõik. Seega vajame
Ma nõuan, et need riigid kaitseksid oma territooriumi, sest see on nende oma. See on koht, kust nad saavad oma energia. Nad peaksid tulema ja aitama meil seda kaitsta. Võib isegi öelda, et me ei peaks seal üldse olema, sest meil pole seda vaja. Meil on palju naftat. Me olime maailma suuri tootja ja seda 2-kordselt. Vähemalt 2-kordselt rohkem. Nüüd arvan, et see on isegi palju kõrgem. Nüüd üks riikidest, mis võib selle koalitsiooniga peagi liituda, on Ühendkuningriik. Mäletate, alguses ütles Ühendkuningriik, et nad ei ole seotud selle sõjaga. Nende baasi rünnati ja nad teatasid, et võivad lubada USA-l kasutada baase kaitseks, kuid mitte rünnakute alustamiseks sealt. Nüüd võivad nad koalitsiooniga liituda, sest Ühendkuningriigil on Pärsia lahes samad liitlased nagu Ameerika Ühendriikidel. Ja lisaks sellele ründab Iraan neid liitlasi täiesti põhjuseta. Ja nüüd pöörduvad need liitlased abi saamiseks mitte ainult USA, vaid ka Ühendkuningriigi poole. Ühendkuningriik avaldas eile koos Pärsia lahe riikidega ühisavalduse, hukka mõistes Iraani rünnakud ja kutsudes üles koostööle väinas. Paljud peavad seda koalitsiooni loomise esimeseks sammuks. Ja Ühendkuningriigil on märkimisväärsed võimed, sealhulgas mehitamata veedroonid või veerobotid. Ma ei ole kindel, kuidas te neid nimetaksite, võib-olla veelaevad, mis aitavad miine puhastada. Vaadake. Ameerika Ühendriigid on kutsunud oma liitlasi üles aitama neil puhastada miinidest Hormuse väina, et hoida Hormuse väin avatuna. Britidel on selles vallas võimekus olemas. Suurbritannia arendab robotiseeritud troolide vastast süsteemi, mida tuntakse kui miinitraalimissüsteemi. Meil on robotpaat Ariadne, mis suhtleb teiste robotelementidega. Meil on kõrgtehnoloogiline miinide paigaldamise ja eemaldamise süsteem, kuid kuninglikul mereväel on see olemas alles aastast 2025. Me tegelikult ei tea, kui hea see on, aga seda võidakse kasutusele võtta. Kuid siin on probleem. Selle kasutuselevõtt läheks tegelikult käsikäes Ameerika sõjaplaaniga. Praegu oleks vastuoluline teha muud, kui kaitsta meie vara ja huve Pärsia lahes ning tegeleda sõja tagajärgedega. Miinivastase tegevuse toetamine Pärsia lahes paistab nagu ameeriklaste abistamine sõjas ning oleks Suurbritannias poliitiliselt vastuoluline. Prantsusmaal on olukord keerulisem, neil on lennukikandja Ida-Vahemerel ja nad ei plaani suunda muuta ega vägesid väina poole saata. Teade tehti, sest Twitteris levis väärinfo, et Prantsusmaa saadab väina piirkonda palju sõjalaevu. Sellepärast tegi Prantsuse konto selle teate, et olukorda selgitada. Kuid see ei tähenda tingimata, et Prantsusmaa on öelnud, et nad ei liitu koalitsiooniga. See tähendab lihtsalt seda, et neil oli juba lennukikandja ja sellele lennukikandjale pole antud ühtegi käsku oma missiooni muuta. See jääb endiselt Ida-Vahemerre. Aga täna, kui te seda videot esmaspäeval vaatate, kohtuvad tegelikult EL-i välisministrid, et arutada seda koalitsiooni. Nii et meil peaks pärast selle kohtumise lõppu rohkem teavet olema. Ma kajastan seda kindlasti mõnes tulevases videos. Aga lisaks kõigele sellele kutsus Trump eile õhtul tegelikult NATO-t otseselt appi, sest olukord väinas muutub tegelikult üha pingelisemaks. Kuulake. Nad teevad vajalikku, aga usun, et varsti on nad valmis. Aga meil läheb väga hästi kogu selle Iraani olukorraga. Me räägime teiste riikidega, et nad töötaksid koos meiega väina turvalisuse tagamisel. Arvan, et saame hea vastuse. Kui saame, on see suurepärane. Kui ei, siis ka. Pidage meeles, et paljudel juhtudel on NATO riigid. Meie oleme alati NATO jaoks olemas. Me aitame neid Ukrainaga. Meie vahel on ookean. See ei mõjuta meid, oleme aidanud neid. Oleks huvitav näha, milline riik ei aitaks meid väga väikese ettevõtmisega, mis on lihtsalt väina avatuna hoidmine ja võrreldes sellega see on väike, sest Iraanil on väga vähe tulejõudu. Siin on aga midagi, mida te ilmselt ei oodanud. Ukraina aitab tegelikult Ameerika Ühendriike ja meie liitlasi Lähis-Idas, eriti kui jutt käib droonidest. Ukraina on 4 aastat võidelnud Vene droonidega, mis on tegelikult Iraani droonid, mida Iraan on aidanud Venemaal ehitada. Arva ära, Ukraina on 4 aastaga õppinud Vene-Iraani droone väga kulutõhusalt alla võtma, arendades vajaliku tehnoloogia ja oskused. Selgitan lähemalt. Need droonid maksid umbes $30 000, $50 000 sõltuvalt tehnoloogiast. Mõned olid lihtsamad, teised kõrgema tasemega. Ukraina on loonud püüdurid, mis maksavad alla $10 000. See tähendab, et Ukraina saab need droonid välja lüüa ja jääb ikkagi rahaliselt plussi, isegi arvestamata seda, kui palju kahju üks Shahedi droon võib teha. Ja see on kindlasti hullumeelne. Ukraina kasutab püüdurdroone nimega Wild Hornets, mis on tõesti hullumeelsed. Vaata ise. Nii peatatakse Iraani droon.
Ukrainas toodetud Sting püüdurdroon lendab üle 300 kilomeetri Bargona. See on sama püüdurdroon, mille ostmiseks Pentagon, USA ja tema laheäärsed liitlased on järjekorras. Viimastel nädalatel on Iraani Shahed-droonid tabanud USA sõjaväebaase, tsiviilobjekte ja naftatankereid üle kogu Lähis-Ida. Siin näete, kuidas need droonipüüdurid töötavad. Need tõusevad õhku nagu tavalised droonid ja võivad siin hõljuda. Kui piloot märkab sihtmärki, võivad nad õhus ettepoole kallutades saavutada kuni 300 kilomeetri raana. USA ja tema laheäärsed liitlased soovivad neid droonitõrjeid, sest ukrainlased on nende odavat valmistamist täiustanud. Selle drooni tootmine maksab umbes $2000. Võrreldes $4 miljoni maksvate tõrjerakettidega, mida USA ja tema laheäärsed liitlased praegu kasutavad, et alla tuua palju odavamaid Iraani droone. Nende droonide lennutamiseks on vaja kogenud lahingupilootide oskusi. Need võivad olla osa neist, keda USA ja liitlased kutsuvad sõjaväebaaside kaitseks appi. Kuni Ukraina valitsus ei luba droonitõrjujate eksporti ja pilootide välismaale saatmist, jäävad need ukrainlased siia, kaitstes Ukrainat Vene droonirünnakute eest. Ukraina on saatnud eksperdid Lähis-Idasse koostööks USA, Pärsia lahe riikide ja Iisraeliga, mis on Iraani vihastanud. Iraani poliitikud ähvardavad Ukrainat, nimetades selle Iisraeli toetamise tõttu õiguspäraseks sihtmärgiks. Selle olukorra iroonia on hämmastav. Vaata, Iraan on kogu selle aja müünud rakette Venemaale, müünud droone Venemaale ja isegi saatnud iraanlasi Venemaale, et aidata ehitada Shahedi tehast. Iraani loogika järgi on Iraan kogu aeg olnud Ukrainale õiguspärane sihtmärk. Iraanlastele ei meeldi, kui nad tunda oma enda vitsasid. Nüüd tuleb kõige šokeerivam osa. Kui vaadata eksperte, kes on sel aastal Ukraina poolt Lähis-Idasse saadetud, siis tähendab see, et Ukraina on andnud Ameerika Ühendriikidele rohkem sõjalist abi, kui USA on andnud Ukrainale. Kuulake nüüd. Ukraina on tänavu andnud USAle rohkem sõjalist abi, kui USA Ukrainale. Zelenski ütles New York Timesile, et USA palus eelmisel neljapäeval droonitõrje abi. Järgmisel päeval saatis ta välja droonitõrjedroonid ja drooniekspertide meeskonna, et aidata kaitsta USA baase Jordaanias. Nüüd avaldas Times ka allika Ukraina valitsusest, kes ütles neile, et Washington on kogu sõja jooksul andnud vaid 600 Patrioti raketti. Nüüd on nad ilmselt ja loomulikult on sõjaaudu ja kõik see, me ei ole 100% kindlad, aga ilmselt on nad viimastel päevadel Lähis-Idas kasutanud üle 800 Patrioti raketi. Kui see on tõsi, näitab see, kui väikesed annetused tol perioodil olid, kuigi need olid olulised.